pühendunud ja rõõmus inimene. Aeg on võtnud meil selle inimese. Ja täna oleme siin, et selle tänukontsertiga teda mälestada. Endine koolidirektor 5. keskkooli, Artur Kessleri nimelise keskkooli ja Jõhvi gümnaasiumi endine direktor Valve Rannola on saatnud oma mõtted ette lugemiseks. Sa siiski läksid, mis aitaks meie hüüa veel. Suurim õnn on elada ja me ei taha isegi mõelda piiblitõele, et mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa jälle saama. Meid innustab mõttetarkade filosoofide väide, et elu on lõpmatu, muutuvad vaid tema vormid. Peale maise elu lõppu elad edasi, siia jääjate oma lähedaste vaimusilme sees, nende mõttemaailmas, mälestuses ja südametes. Enda Jaanus muusikaõpetajana on üks neist, keda mäletavad ja meenutavad tuhanded õpilased, keda ta juhatas helide maailma, õpetas kuulma muusika merekohinat, linnulaulu, rõõmu, kurbust ja armust. Tahaksin viitla uurte, okstesse varjata pead. Tahaksin viitla uurte, puhata oleks seda pead. Pesevad viitvatavad juu, nendele vajutab suu. Võta mind lehtele varju, lõpetab sügise pesevad viitvatavad juu, nendele vajutab suu. Võta mind lehtele varju, lõpetab sügise tahaksin viitla uurte, okstesse varjata pead. Tahaksin viitla uurte, puhata oleks seda pead. Päeval kohtasin tänaval õpetaja Jaanus. See kohtumine oli väga emotsionaalne, rõõmus nii temale kui minule, ma loodan niimoodi, et ka temale. Ta sellel hetkel rääkis ühe väikese, võib-olla koolitüdrukuga juttu. Mina olin siis järgmine jutuvestja seal kõrval. Nii kaua, kui meil arenes jutuajamine, astus juurde minust vanem proua, kes samuti meiega veidis ühise jutusoone. Siis astus kõrvale üpris vanahärra, üpris eakas vanahärra ja meil kõigil oli millestki koos rääkida. Ja ma usun, et meil oli juttu seal just sellest merekohinast ja muusikast ja linnulaulust ja rõõmust ja kurbusest ja armastusest. See oli tore kohtumine. Ja see iseloomustab just seda, et õpetaja enda Jaanus suhtles kõigiga, alates esimesest klassist ja lõpetades nendega, kes olid ammu juba kooli lõpetanud ja kelle nägugi oli võib-olla meelest läinud, kuid tarvitses vaid meelde tuletada, kes sa oled, mis lennus sa oled olnud, millal sa lõpetasid, missugused olid kooliaja tembud ja kohe sai üles võetud jutu teema.
Tema loodud ja juhatatud kooride rivi oli laulupeo rongkäigus pikim. Tema segakoor aga vabariigi suurim, üle 100 laulja ja kõrgema. Ma usun, et õpetajal enda Jaanusel oli suur osa sellest, et see laulev revolutsioon toimus ja seal võttis osa ikka tuhanded tema poolt laulma õpetatud Eesti inimesed. Enda Jaanus jätkas tuntud muusiku ja koorijuhi Mari Kulli elutöö, kes olles aastatel 1936–1944 Jõhvi gümnaasiumi lauluõpetaja ja pani aluse koorilaulu harrastamisele. Kooli 50. aastapäeva aukülalisena kuulas Mari Kull imetlusega segakoori kõrgetasemelist laulu ja tema juhituna kõlas Eesti esimene laulupea hümn Mihkel Lüüdigi Koit. Oma mälestuste raamatus tunnustab ta enda Jaanust silmapaistva koorijuhina, oma elutöö ja unistuste jätkajana. Esimene õpetaja on üks nendest inimestest, kes eluks ajaks meelde jääb. Tegelikult võib neid õpetajaid olla mitu. Minu jaoks on üks nendest enda Jaanus. Mäletan ennast pisikesena, püüdlikult tema järel laulusalme kordamas. Mudilastele meeldib laulda ja laulutunnid olid ühe enamoodatumad. Veidi hiljem tulid koorilaulutunnid ja kuigi see enam ei olnud nii lõbus, sest tööd tuli väga palju ja kõvasti teha, ei julgenud keegi sellest tunnist puududa, sest õpetaja Jaanus oskas olla ka kui. Veel hiljem tuli oma klassi lauluansambel ja klaveritunnid ning siis olime endale õpetaja näol saanud ühe sõbranna juurde. Lisaks laulmisele ajasime juttu elust ja inimestest, lahkasime asju, millest oma aruga jagu ei saanud ja tundsime ennast igati mõnusalt. Laulupisiku oskas enda Jaanust meisse küll sügavale pista, et sellest lahti enam ei saagi. Ei olnud laulu, mida me tüdrukutega laulda ei osanud ja ei olnud kohta, kus me laulnud poleks. Vabatunni ajal klassis, kolhoosis kartulipõllu ning teatris ekskursioonil käies bussis. Öeldakse, et laul teeb linna rõõmsaks. Lisaksin, et see, kes armastab laulmist, jääb igavesti nooreks. Te ei usu? Vaadake õpetaja pilti. Aegu näol elu jõuline. Ja viie meeste peida ja mis väärt on meil.
nägin neid kikilipsudega noormehi seal õues. Nad laulsid mingit koorirepertuaarist laulu oma sõnadega. Ütleme siis lorilaulu. Mul tuli enda noorus meelde, kuidas sai ka koorilaule siis endale mõnusamaks teha ja sõnu välja mõelda. Ja siis, kui nad siin ees täna laulsid, siis tuli jälle kooliaeg meelde. Tuli meelde see, kuidas hommikul pidi kooritundi tulema, aga ei viitsinud, teinekord ei tahtnud, oli muud tegemist. Ja siis mäletan seda, et õpetaja Jaanus saatis kedagi koorist kõige soliidsemat, poissi kõige suuremat, tugevat meid otsima. Ja ta leidis meid üles ja me tulime ja laulsime. Ja tänu sellele on Jõhvi kooli segakoor olnud Eesti üks suurim segakoor ja ta on saavutanud laulmisel esimese kategooria. Kord komisjoni ees küsis üks komisjoni liige enda Jaanuselt, et kui suur on teie kooriliikmete arv? Ja õpetaja vastas, ma tõesti ei tea, aga miks te seal komisjonis istute, kui te lugeda ei oska? Ja kui koor esinemisel õpetas, hüüdis keegi komisjonist, et lauljaid on 180. Aga siin saalis sai väga palju tehtud, siin saalis sai näitemänge mängitud, luuletusi loetud, rahvatantsu tantsitud minu meelest teisest klassist kuni keskkooli viimase klassini. Nii et mälestusi on palju. Mälestuste kohta meeldib mulle ikka neid Juhan Viidingu sõnu kasutada, kes täna koos õpetaja Endla Jaanuse ja õpetaja Virve Kalkina ja paljude teiste minu jaoks väga oluliste inimestena meie tegemisi pilvepiiri pealt vaatavad. Juhan Viiding on öelnud nii, et mälestuste pääle kasvab rohi. Rohu pääle sajab ükskord lumi. Meenub mul üks ammu tuttav kohin, on, kui oleks kõik üks ainus uni. Mälestuste pääle kasvab rohi, rohu pääle sajab ükskord lumi, lume pääle vajub ükskord nõgi, kaugel ajab mälestuste jõgi. Sedasi on nende mälestustega minu pärast. Aga kuigi õpetaja Endla Jaanusega ma väljapool koolitunde nii väga palju kokku ei puutunud, sest laulumeest minust ei saanud ja selles mõttes lõi ta mu peale käega. Aga okei, luuletusi lugesin ma selle eest jälle rohkem. Ja me olime väga aktiivsed, väga palju toimus siin kooli ajal.
minul isiklikult rangelt omavahel öeldes õppimiseks jäi üldiselt väga vähe aega. Aga kogu see aeg oli väga põnev. Ja kuna luuletusi meeldis kooli ajal lugeda ja ma mäletan need naistepäeva aktused ja õpetajate päeva aktused, kui ma ka mõne luuletuse lugesin, siis õpetajad ühte teist mulle andeks andsid. Ja sellest ajast peale neid luuletusi mulle on meeldinud lugeda ja täna ma siis kasutan ka võimaluse ja loen ja pühendan selle luuletuse siis eelkõige õpetaja enda Jaanusele. See on tegelikult üks minu lemmikluuletusi juba kooliajast, mida ma siis ikka aeg-ajalt jälle kuskil luuletuste pakist üles otsin ja loen. See on Ernst Enno Rändaja õhtulaul, mis kindlasti meil kõigile väga tuttav on. Ma kõnnin hallil lõpmata teel, kesk nurmi täis valmivat vilja. Ma kõnnin ja kõnnin otsata teel, ju lapsena teesid armastas meel. Teed laulavad õhtu hilja. Need teed, kuis on nad nii kõvad kui keed, need otsata kutsuvad jooned. Ma kõnnin ja kõnnin, teed kõvad kui keed, nii hallid ja tolmused kõik need teed, need rändaja eluhooned. Ju lapsena teesid armastas meel, ju lapsena kuulda tee juttu, ju lapsena kõndi armastas meel. Ma lauluni laulda hallil teel, kui polekski ilmas ruttu. Tund hiline nüüd, laulab lõpmata tee, meel igatseb tolguta randa. Tund hiline, tee on kõva kui kee, mind hoiab kui mõrs jääks enesele, ei siiski saa ärale kanda. Ma kõnnin hallil lõpmata teel, kesk nurmi täis valmivad vilja. Ma kõnnin ja kõnnin otsata teel, kui teede laul, tee helisev meel ja kõik on nii õhtu hilja. Kõik head teed, kõik head teed. Õpetaja enda jaoks. Igalühel on midagi oma, mida teised kuule ei näe. Oma mõtete, tunnete sala, mille uks aga suletuks jääb. Nii ka minul, ma ise seal kõnnin, kuningannaks ma selles panees. Mõned minutid, vahel ka tunnid, iga päev nii olen ma teel. Minu maailm mu mõtete laegas, minu maailm see tunnete laev. Vahel põrgu ja vahel on taevas, vahel pisar, mõnikord naer. Minu maailm mu mõtete laegas, minu maailm see tillake aed. Aga teistel ei räägi ma sellest, las purjetab üksi see laev. Aga teistel ei räägi ma sellest, las purjetab üksi see laev. peale pööratud. Ja ma panin tähele, et nende slaidide peal ei olnud üheski kohas õpetaja enda Jaanus kurb. Midagi, mida naeratavana, lõkerdavana naerust, mõtlikuna, töömeeleolus, aga üheski kaadris ta polnud kurb.
meie tänast tänukontserti läbib kindlasti kurbus. Kuid head sõbrad, leiame selles kurbuses ka täna hetke tänumeelele, et ta on süstinud meisse seda elurõõmu, naeru ja laulu. Tänan, õpetaja. Ja mis puutub, Guido, sinu jutustuse siin, et õpetaja ei leidnud sinus lauljat olevat, siis mulle meenub küll, et sa käisid vast terve veerandi lauluproovis ja nüüd edaspidi ma nägin sind ka ühes muusikalis laulutud lausa laulu. Nii et sellest oli kasu küll isegi veerandist. Nii efektiivne oli õpetaja Jaanuse õpetamismeetod. Kui ta veel koolis töötas ja tal küsiti, kas ta on kunagi mõelnud ka õpetaja ametit maha panna, vastas ta nii. Ei, ma ei tea, ma olen vist niisugune loll. Paistab, et ilma koolita ei saaks ma üldse elada. Need valud on kõik veel ees. Kui järgmisel suvel tuleb viimane laulupidu, eks siis näha ole. Laulupeod kestavad edasi, kuid õpetaja jaoks oli see laulupidu viimane. Ja usun, et tema poolt õpetatud lauljaid, nendesse, kellesse on süstitud see laulupisi, esinevad edasi nendel toredatel laulupühadel ja meenutavad tädutundega oma õpetajat, õpetaja enda Jaanust. vaid endale maativad saaks, siis inglina lendaks üle maa. Ma hoiaksin, kui sul viltu peab ja teeks kõik nii, et sul oleks hea. Palju soove meil täitumata jääb, palju kaugeid teid ei näe me päev.
miks on see nii, et vajan sinu õnne? Et kurbus poleks sinu tee. Miks on see nii, et su soojust vaid ma tunnen ja kõik su heaks ma teeks? Sinu hädas suudan olla kõigeks valmis, et kergem oleks sinu elutee. Sest sa oled mulle lihtsalt liiga kallis, sest sa oled lihtsalt oled. Sina oled see, kes mulle andis õnne. Saanud väikse niiveks külmas vihmavees. Sina oled see, kes andis soojad tunde ja oled. Sa lihtsalt oled. Sinu näos suudan olla kõigeks valmis, et kergem oleks sinu elutee. Sest sa oled mulle lihtsalt liiga kallis, sest sa oled. Sa lihtsalt oled. Sa lihtsalt oled. Küll aga tean ma temast rääkida kui vanaemast. Päris kontserdi alguses oli niisugune tore äpardus, kus vanaema oli pannud pea peale. Ja kui võtta ühte lausesse tema elu moto minu arvates, siis see oli see, et kui nalja ei saa, siis tema ei mängi. Nalja mida alati saab. Ja ei olnud vahet, kas seal oli pulm, laulupidu või matused. Nalja sai alati. Kui keegi nüüd keset ööd ajas mu ülesse ja käsiks öelda 3 asja, mis mulle lapsepõlves kõige rohkem vanaemast meelde on jäänud, siis ilmselt oleksid need esiteks piruka lõhn, mis ta kodus alati oli. Teiseks lokinullid, mis tal alati peas olid. Ja kolmandaks meeletult lai suhtlusringkond. Omavahel aus olles, temaga on ikka kaunis võimatu linna peal liikuda, eriti Jõhvi linna peal. Kui me hakkasime näiteks hommikul minema mänguasja poodi, siis umbes iga 10 meetri tagant tuli mõni tuttav vastu, kellega oli vaja kindlasti natukene rääkida, midagi muljetada, midagi arutada. Ja sinna mänguasja poodi me jõudsime tõenäoliselt midagi peale lõmma. Aga tegelikult oli see just see, mis vanemale väga meeldis. Vahet suhtlemine inimestega. Ta oli iu ja hingega suhtleja. Ja tuttavaid inimesi vist kohati ka väga erinevates kohtades. Et mulle praegu siin teie poole vaadates tuleb kohe meelde, et mõned aastad tagasi me abikaasaga elasime Õismäel. Ei ole just selline koht, kus mõnele vanemale oleks pidanud iga päev ütlema. Aga läks ta siis 2 sekundit enne meid juba auto poole all ära ja juba mina alla, vaatan juba kallistub ühe mehega seal. See härra, kes seal levitab. Ja seda juhtus kogu aeg. Et sõpra ja tuttavaid oli tal meeletus koguses, mitte ainult Jõhvis. Kui nüüd rääkida sellest, et kas temas oli mõni selline külg ka, mida võib-olla kõik ei tea, ei tunne, siis minu jaoks on selline märksõna sport. Et ilmselt mitte just väga paljud ei pea teda sportlikkuse sünonüümiks. Ja selles Pulveritsu spordiklubis saaks või täitsa mehe testis saaks ta kindlasti miinusarv punkt. Aga minu jaoks on sport nagu temaga kaasas käiv asi.
kui ta oli suveti minu vanemate maakodus Pärnu lähedal, siis tema ülesandeks oli meil siis tema lapselapsi ujutamas käia. Aga ise ei ujutanud mitte kunagi, alati istus kiiri peal, kodus sukka. Ja siis läksid aastad mööda, meie enam otseselt ujutamist ei vajanud ja siis tema otsustas, et võtsid see bräntsid punti ja tulid see Jõhvi kooli hakkasid ujumas käima. Ja peale seda ei olnud teda enam võimalik jõest kätte saada. Sest kui kõigil teistel oli juba ammu isu otsas ujumisest, siis öeldi, et kui nüüd koju minema, siis tema ütles, ei, siin on veel 2, 4, umbes 3 ringi veel vaja juurde, ja siis saab normi täis, siis võib tulema. Enne kui norm täis ei olnud, enne ta ei tulnud kuhugi. Seal samas maakodus oli meil kunagi selline traditsioon, et kõik hommikud algasid korvpalli vabavisetega. Vanema viskas ka. Ja tuleb tunnistada, et sellest tõusis ka tulu. Sest ühel ilusal päeval teatas ta meile, et ta on osalenud kooli mingisugusel spordipäeval või kus iganes, et seal oli vabavisete võistlus ja tema võitis ära selle. Ja selle kinnituseks näitas ta mingisugused uhkeid päikseprille, mis ta oli võitnud seal. Nüüd viimastel aastatel siis ta asendas muud spordit kepikõndimisega. Ja uhas kogu aeg maja ja maante vahet käia. Tõenäoliselt keegi tuli mõõtida, aga tõenäoliselt õhtuks sai ikkagi mitmeid ja mitmeid 10 kilomeetrit kokku. Tugitoodisportid oli ta ka. Tema lemmikalad olid jalgpalli ja snuuker. See on selline piljadilaadne asi. Aga eks igaüks meist, kes me siin oleme, võiks ühe kena kontserdi ja kui mälestusi vanemast rääkida. Ja võib ka mina siia jääda tundideks heietama, ennast nautima. Et seepärast ma lõpetan, annan sõna edasi. Aga enne seda ma soovin väga südamest tänada meie abilisi, kes on aidanud meil selle kontserdi siin korraldada. Kindlasti Anne, mis on tal? Väga meeldult ja väga lihtsalt meiega selle ideega kaasa tuli. Tema on mõnes mõttes ühtuse hing ja süda. Siis kindlasti kooli huvijuhti Liivi Jõemetsa sooviks tänada. Tema ülesandeks on viimasel ajal kange tõmmata. Ja kindlasti Jõhvi kooli, kes meil Saalipakkus, Liina Mikkelson eesotsas koolis. Et see koolis mälestusürituse pidamine on kindlasti väga sümboolne. Vanema ise oli ju 60 aastat see koolis. Ja kindlasti suur aitäh teile kõigile, kes te olete tulnud kuulama. Et te leidsite selle hetke, et tulla vanema mälestama. Kindlasti oma vahel ka mõne lustaka seiga temast rääkima. Aitäh, et te olete olnud hiljukesed tema elust. Aitäh! Kurbusega südames pean ma tänama täna õpetaja Jaanust selle võimaluse eest, et me oleme siia tulnud. Nii kurb kui sarkastiline see ka ei ole, on tema selle koos olemise põhjuseks täna. Aga ma loodan, head sõbrad, et me saame veel kokku palju toredamatel päevadel, aegadel, hetkedel, kui meil on võimalus koos olla ja meenutada ühiseid mälestusi ja kindlasti mahub sinna mälestuste sekka ka meie õpetaja. Peale seda viimast tantsunumbrit, mida te näete, on meil võimalus istuda bussi, mis on tellitud ja sõita Jõhvi kalmistule ja sängitada murda. Elad olen näinud ja mõnda jõud.
olen hinganud, kui ma vaevalt vastus. Sinu õhku olen toonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulnud sa. Eestimaa mu tööd, mu laul, sul neid tuli rääkima. Ei jõua iial öelda ma, kuis täidad südame. Sinu põue tahan heita ma kord viimse unele. Ema koppel kinni kannal lapsed tõusvad rinda saab. Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta. Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta. tänan. Kellel on soovi nüüd kalmistule tulla, siis olete teada. Ei saa mitte vaiki olla, lauluviisi lõpeta. Vaikimine oleks vale, sunniks süda